Palve oma rahva pärast. Ja Daniel elas kuninglikus palees. Daniel oli väga hästi varustatud, tal olid rikkalik toidulaud, tal ei olnud mitte millestki puudus. Ta kõnnis kulla ja karra sees. Ta oli kuningade poolt soositud, ta oli väga respekteeritud, ta oli väga auväärne mees. Ja vaata, mis see Taavet nüüd teeb. Tema ei jooksnud ära oma rahva eest. Ja 9. peatükk, siin Taavet ütleb, et ja siis ma palvetasin salmist 5 või salmist 3. Danieli 9, salm 3. Ja nüüd Daniel, see kuninga soositud jõukas inimene tolles ühiskonnas. Salmis 3 ütleb nii, ja siis ma pöörasin oma näo issanda poole. Ma otsisin tema palve ja anumisega. Ma paastusin, ma olin kotiriides ja tuhas oma rahva pärast. Ja ma palusin Jumalat oma issandat. Ja ma ütlesin, issand, sina oled suur ja kardetav. Sina pead oma lepingut. Aga meie oleme pattu teinud ja eksinud. Me oleme olnud ülekohtused ja me oleme taganenud sinust. Ja nüüd kuula, Jumal, mu häält. Nüüd vaata, mis Daniel tegi. Ta pani maha oma Armani ülikonna, ta pani maha oma Porsched ja Ferrari, ta pani maha oma villad ja järved. Ta unustas ära kõik oma rikkuse ja vägevuse. Ja ütles, Jumal, aita mind. Kes tegelikult tema oli. Ta oli väga kuninglikult soositud. Aga tema ütles, nüüd ma paastusin tuhas ja kotiriides. Ja vot see oli see Danieli hoiak. Tema mõtles oma rahva peale, tema tahtis neid tõmmata tagasi, tema tahtis meelt parandaks, et nad tuleks Jumala juurde. Vot see on see südame hoiak, mis oli Danielil. Ja see oli õige hoiak. Ta ei läinud eemal oma rahvast, vaid ta jäi oma rahva juurde. Ja Jumal kuulis tema palvet. Ja mingi aja pärast andis see sama, järgmine kuningas andis käsu, et nüüd tuleb kogudus üles ehitada. Ja meie kah, kui meie hakkame ka olema nagu nende poolt, et neid päästa, siis ka selle maailma vara hakkab tulema just Jumala kogudusse, et Jumala kogudust ehitada, et Jumala kogudust rajada, et Jumala kogudust õnnistada. Sest nii on ka pühakirjas kirjas, et Jumal annab ülekohtustele ülesande koguda ja siis anda see õigete kätte. Vot Daniel tegi seda ja lõpuks selle sama riigi varaga ehitati üles ka Jeruusalemma tempel. Anti käsk, et tuleb varustada puidu ja kõigega ja tähti ja helist ei ehitatud üles. Aga vot see oli see Danieli hoiak, et ta pani maha oma kulla ja karra ja palus oma rahva eest. Ja mu kallid, me tõuseme ja me palvetame Jumala poole, et Jumal aga meile annaks õige südame ja õige hoiaku. Kallis Jumal, me täname sind, et sina oled meile näitanud piiblis väga palju eeskujusi. Jumal, aga vaata ka meie südant. Jumal, vaata, kas meie pole valu teel ja juhata meid õigele teele. Jumal, vaata, meie süda oleks õige sinu ees. Jumal, hoia meid kõigest kurjast ja aita, et me paluksime oma rahva pärast, oma riigi pärast, oma maa pärast, et nemad hukka ei läheks. Sest ei ole teist nime, ei ole teist teed kui ainult üks nimi. Ja see nimi on Jeesus Kristus, kes on surnud meie pattude eest ja üles tõusnud meie õigeks mõistmise eest. Mitte üksnes meie, vaid kogu maailma. Terve Valga linna, terve Valga valla, terve Eestimaa eest, terve maailma eest. Jumal, aita meil olla eeskujuks ja valguseks siin linnas ja maal. Aita me olla soolaks ja valguseks siin riigis. Õnnista Jumal. Ja Jumal, las ka meil ole selline süda, nagu oli Danielil.
et ta palvetas ja paastus. Võttis lausa mitukümmend päeva, et Jumal, aita sina mind. Ja Jumal kuulis tema palvet. Ja Jumal aitas. See võttis aega, aga ta ei jätnud järgi ja Jumal tuli. Ja lõpuks Jumala rahvas sai vabaks ja ehitas üles oma koguduse, oma linna. Jumal aita ka, et meie ei väsiks. Sinu sõna ütleb, me saame lõigata, kui me ei väsi. Jumal aita, et me ei väsiks, ei palvetamast ega hüüdmast sinu poole. Et sinu riik saaks tulla ja sinu tahe võiks sündida. Nii nagu taevas, nõnda ka siin Valga linnas ja Eestimaal ja terves maailmas. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Te võite istuda ja ma palun nüüd Kris ja Raili. Nad on tulnud meile, üks on lähemalt, üks on kaugemalt, aga nad ise ennast rohkem tutvustavad natukene ja siis me saame Jumalat tänada ja teenida koos. Tere kõigile, tore siin olla. Amen. Mõned, mis te olite eelmine kord ka siin, aga ei olnud, siis abikaasa Kris on Ameerikast. Halleluja. Mina olen muidu Paidest pärit originaalselt, aga olen kuskil 20 aastat elanud nüüd Viljandis, nii et täna me tulime Viljandist. Halleluja. Ta oleme ka mulgiks hakanud juba. Aga tore on siin olla ja ülistame koos Jumalat. So nice to be back here today, Tore olla teiega koos. and it's always a good thing to worship. Hello. It's okay. So why don't you say with me, Jumal on hea, Ütleme kõik koos, Jumal on hea. Jumal on hea kogu aeg. kogu aeg. And if I say kogu Ja aeg, kui mina ütlen kogu aeg, you say Jumal on siis hea. teie ütlete Jumal on hea. Jumal on hea, Jumal on hea. Kogu aeg. kogu aeg, Jumal on hea. Jumal on hea. Nii et ärge seda ära unustage. Amen. Kogu aeg. But you know, it's part of our thing is worship and praise. We love to do that. Meile meeldib siis koos Jumala rahvaga ülistada ja kiita teda. And it's more than music. Ja ülistus on rohkem kui enamat kui ainult muusika või laulmine. It's lifting our hearts. Lift your hands. Keegi kunagi küsis, et miks nad nagu vahel ülistuse ajal tõstavad oma käsi. And if you, sometime in school, if you know the answer, Aga teate, kui koolis, kui sa tead, mis on õige vastus, siis sa tõstad käe üles. you lift your hands. Nii et tõstame käe ja kui meie tõstame käe, et me tähendab, et me teame vastust. And Jesus is the answer. Ja Jeesus on vastus kõikidele meie probleemidele, meie muredele. You know, even I like to come to Estonia in summertime Mulle meeldib Eestisse tulla just suvel, because there's so much beautiful nature sest et siis on kõik nii ilus and trees. And ja puud on lehtedes ja did you ever know even the trees worship the Lord? aga et isegi kui sa mõtled puud, vaata nende oksad on ka nagu käed, mis on üles tõstetud, kiidavad Jumalat. Wind is blowing and the trees are going like this. Ja siis kui tuul puhub, siis ka nagu puuoksad kiidavad Jumalat niimoodi, tõstetud kätega. We had a good experience. We were living in Tallinn. What street we were on? Varese? Varese, but me elasime Tallinnas all the streets. Kristiine linnaosas ja seal on linnutee ja seal on kõik lindude nimed ja meie elasime Varese tänaval kuu aega. There was wisdom in this name. Aga miks see Varese tänav sinna oli pandud nimeks? Because every morning Sest et igal hommikul and throughout the day, ja päeva jooksul ka you'd open the window teed akna lahti and these birds did this concert. ja linnud andsid meile ühe kontserdi. And And Varesed ka. the Varese, Ja Varesed ka kraaksusid seal kogu aeg. he has a low voice. Ja tal on nagu bassihääl ja on Varesel. If the birds know how to worship, Kas, kui juba linnud teavad, kuidas Jumalat kiita ja ülistada trees know how to ja worship, kui puud teavad, kuidas Jumalat ülistada, how about us? siis kas meie ei peaks? So if you want to stand or whatever you Nii et te võite tõusta, seista ja laulame koos. Jeesus sind ülistan, sinu nime kiidan ma. Jeesus sind ülistan,
tulid me juurde, tõid valgust pimedusse. Näitasid ilu, mis sinus võib leida, tõstan ma austuses käed. Sind ma tahan kiita, su ees kummardada, öelda, et sa oled kuningas. Sind ma tahan kiita, su ees kummardada, lihtsalt öelda, et sind armastan. Mu elu issand, sind kõrgele tõstan, auline taevas ja maal. Armastus sundis sind tulema taevast, päästma mind hukatusest. Sind ma tahan kiita, su ees kummardada, öelda, et sa oled kuningas. Sind ma tahan kiita, su ees kummardada, lihtsalt öelda, et sind armastan. Su armastus viis ristile mu patud ja mu puudused. Seal maksid kinni minu süü ja vaba olla võin ma nüüd. Sind ma tahan kiita, su ees kummardada, öelda, et sa oled kuningas. Sind ma tahan kiita, su ees kummardada, lihtsalt öelda, et sind armastan. Ma tahan kiita, su ees kummardada, öelda, et sa oled kuningas. Sind ma tahan kiita, su ees kummardada, lihtsalt öelda, et sind armastan. Armastan. Tänu sulle, Jeesus. Halleluuja. Kiitus sulle täna. Kiitus sulle selle päeva eest, Jeesus. Tänu sulle, et ka vihm jäi järgi ja ilus päike paistab. Tänu sulle, et me oleme saanud kokku tulla siin sinu nimel ja sind kiita. Ja ma tänan sind, et sina oled siin meie keskel. Halleluuja. Sisenen su õuedesse, tahan olla sinu ees. Imetlen su au ja väge, kummardun su trooni ees. Oled püha, õige Jumal, oled väärt meie ülistus. Sulle kuulub au ja vägi, nüüd ja igavesti. Sisenen su õuedesse,
tahan olla sinu ees. Imetlen su au ja väge, kummardun su trooni ees. Oled püha, õige Jumal, oled väärt meie ülistus. Sulle kuulub au ja vägi, nüüd ja igavesti. Oled püha, õige Jumal, oled väärt meie ülistus. Sulle kuulub au ja vägi, nüüd ja igavesti. Sisenen su õuedesse, tahan olla sinu ees. Imetlen su au ja väge, kummardun su trooni ees. Oled püha, õige Jumal, oled väärt meie ülistus. Sulle kuulub au ja vägi, nüüd ja igavesti. Oled püha, õige Jumal, oled väärt meie ülistust. Sulle kuulub au ja vägi, nüüd ja igavesti. Oled püha, õige Jumal, oled väärt meie ülistust. Sulle kuulub au ja vägi, nüüd ja igavesti. Issand on väärt vastu võtma meie kiitust. Õige Jumal, oled väärt meie ülistust. Sulle kuulub au ja nüüd ja igavesti.
taevas inglid laulavad püha, püha, püha. Join in the heavenly choir. Ja täna ka koos inglite kooriga me võime laulda talle, et ta on püha. Father, we thank you for this time. Täname sind taevane isa selle aja eest koos. Father, we just submit to you, Lord. Ja issand, me anname selle aja sinu kätte. I want you to lift your hands. Me tõstame käed taeva poole. Because that's where your help comes. Ja sealt tuleb meile abi täna. Say, Lord, Ja ütleme kõik koos, issand, help me today. aita mind täna. Encourage me today. Julgusta mind. Julgusta mind Speak to my heart. Räägi minu südamele. südamele, issand. Let me receive today Ja las ma olla vastuvõttev täna. Täna. Ja, what you want to do in my life, ja, Mida sa tahad teha mu elus? seda elud minu elus. what you want to do in this church, Ja mis sa tahad teha siin koguduses? Siin koguduses. these pastors. Halleluuja. Ja ka nende pastorite elus. Thank you for these pastors. Issand, me täname pastorite eest We pray a blessing on them. ja me palume ühe õnnistuse nende üle. Hallelujah. A Holy Ghost blessing. Püha vaimu õnnistus. That a light would begin to come on in their spirit today. Ja et ka nende südametes võiks olla üks selline valgus. That they would be able to see some things they haven't seen before. Et nad ka võiksid näha erinevaid asju, mida nad pole varem näinud. And to know some things they haven't known before. Ja et nad tunneksid neid asju, mida nad ennem pole tundnud. And to show them that door Ja issand, näita neile, that you have for them to walk through. et mis on see uks, millest nad peaksid läbi käima A effectual door või läbi minema. of ministry for them. Üks teenimise uks, millest läbi minna. In Jesus' name. Jeesuse nimel. We pray this place will never be the same Me palume, et see koht kunagi ei oleks sama kui varem, Ja, because you're here. sest et sina oled siin, issand. We are expecting great things today. Ja me ootame sinu käest vägevaid asju Lord, täna. years from now, from this day, Isegi aastate pärast. we will all look back Me kõik võime vaadata tagasi, what you started this day. et mis sa alustasid täna, Because your word is living sest et sinu sõna on elav and your word is growing. ja sinu sõna kasvab. And believers this day will be established in Christ Jesus. Ja et ka usklikud tänasest päevast alates saavad olla nagu kindla pinna peal Their roots, ja et nende juured like an oak tree by a river, oleksid sügaval nagu tamme juured, deeper, mis lähevad isegi sügavamale. and their branches Ja ka, et nende oksad will grow higher, lähevad veel kõrgemaks and there will be great fruit ja suuremaks ja et siin paigas saab olema palju vilja by your word sinu sõna läbi and by your spirit ja sinu vaimu läbi, for your glory. sinu austuseks. In Jesus' name. Jeesuse nimel. You may be seated. Te võite istuda. halleluja. Kas siit nagu tuleb midagi üldse või? Kuulete ikka? Okay. Jaa. Mina ise ei kuule midagi, aga okei, sellest pole midagi. Okei. Et Kris palus, et ma räägiks väikse tunnistuse, et okei, sina ei ole veel kuuld. Nemad vist kuulsid, aga vahet pole. et meil on nagu väike tunnistus selle kohta ka, kuidas me siia nagu saime üldse tulla Eestisse, et me muidu elame Ameerikas ja siis igal suvel me oleme käinud siin, aga eelmine suvi me ei saanud tulla. Et seal olid teatud asjad, mis nagu ei läinud korda, ütleme nii. Ja me palvetasime küll, et Jumal saada meid Eestisse ja las need rahad tulla sisse, sest juba piletid on kallid ja kõik värk ja ei juhtunud midagi, ei saanud. Ei tulnud see palve vastus. Ja vahel on nii, et palvetad ja ei tule seda palve vastust. Et mis sa siis teed? Ja siis ongi selline asi, et inglise keeles on üks selline ütlus, et sa paned selle riiuli peale. Et näiteks, kui sul nagu mingi palve ei tule täide, siis pane see riiuli peale ja küll Jumal teab, et millal ja miks ja kuidas ja kellega. Ja sõnaga ma ütlesin, okei, Jumal, aga siis ma hakkasin kohe järgmise aasta eest palvetama, et Jumal, aitas meil vähemalt järgmine aasta minna. ja siis oligi nii, et siis tuli see järgmine aasta, mis on siis nüüd see suvi, see kevad ja meil olid seal jälle teatud asjad vaja, et nagu juhtuksid, et me saaks üldse tulla. Et näiteks Ameerikas meil on maja ja selleks, et me saaks ära tulla, siis on meil vaja oma maja välja üürida, sest et muidu seal keegi ei ela ja keegi ei maksa neid makse ja niimoodi ja siis palvetasime, et Jumal siis saadaks meile need õiged üürnikud ja palvetasime, aga mingid imelikud nagu inimesed hakkasid tulema sinna, ma ei tea, 5 koera ja 10 kassiga ja ma ei tea ja siis üks
üks oli veel mingi rokk-ansambel, kes tahtis üürida ja ei, neile me ka ikka ei oleks tahtnud ja igast imelikke asju. Ja siis, aga inimesed hakkasid küsima, me olime pannud nagu kuulutusse, et 3 kuuks anname üürida. Ja siis inimesed hakkasid küsima, aga miks 3 kuuks ainult, kas te kauemaks ei taha või? No siis me hakkasime palvetama Krisiga, et võib-olla siis tõesti on vaja kauemaks, sest 3 kuuks me ei leidnud kedagi. Ja siis me muutsime oma kuulutuse ära, panime, et okei, aastaks siis. Ja siis oligi, varsti tuli üks firma, kes tahtis oma töölistele seda maja üürida üle aasta, nii et 14 kuuks. Nii et järgmise aasta augustis alles läheme tagasi. Et Jumal nagu vahel töötab nagu erinevatel viisidel ja et ongi, et nagu eelmine aasta me ei saanud, aga nüüd tänu sellele me saame siin vahepeal veel olla ja 2 suve olla, nii et Jumal kunagi ütleme nii, et ei jäta nagu neid asju niisama. Et nüüd ta andis meile 2-kordselt. Et üks kirjakoht on ka ja üks ütlus on inglise keeles, et ta annab meile 2-kordselt meie endiste jamade eest, ütleme nii. Aga jaa, okei, mis sul on? What you had? Ja suve alguse poole me tegime TV7-sse ühed saated ja seal me siis lindistasime neid vanu kirikulaule. Ja, need tulevad. Et ma ise olen ka nagu mitmeid aastaid kuulanud neid kirikulaule, inglise keeles nad ütlevad nagu hümnid, kristlikud hümnid. Ja tihti on ka nii, et sa näed seda paljude inimeste eludes. Et kui nagu muusikud saavad natuke vanemaks, siis nad hakkavad neid hümne, neid vanu kirikulaule lindistama. Mina olen juba üle 40 aasta teinud kristlikku muusikat. Ja ma natukene vanemaks olen saanud siin, jah. Ma ei ole vana veel. Noorte jaoks ma olen väga vana juba. Minu poeg arvab, et ma olen vana. Aga et me siis lindistasime ja need on nii inglise kui eesti keeles, siis need hümnid või kristlikud laulud, lauluraamatu laulud. Ahaa, mis ta nimi on? Üllas. Et isegi kui ma jutlustasin oma siis ühes saates, ma nagu rääkisin neid lugusid ka, siis ma isegi mainisin Üllast. Et kui me olime Hiiumaal see 1 aasta, 5 aastat tagasi vist oli. Ja seal oli üks aastapäev. Ja me laulsime seal seda laulu, et inglid seal laulavad. Ja see oli üks eriline hetk sellel teenistusel. Ja me teadsime, et midagi nagu oleks seal toimunud. Me laulsime. Aga me tundsime nagu taevas, et koorid oleks meiega koos laulnud seal. Aga et see oli siis üks nendest lauludest, mida need rootslased olid tõlkinud ja toonud Hiiumaale ja siis, kui ärkamine algas, siis nad olid seda seal samas laulnud, seda sama laulu, ütleme, 130 aastat tagasi, 135. Aga seda laulu lauldakse Nashville'is ka hästi palju, seda. Okei, natukese aja pärast ma laulan veel ühe laulu, mis on ka nagu country stiilis. Aga need kirikulaulud, eks ole, need on nagu nii, need on vanast ajast ja need lähevad ühest põlvkonnast teise edasi ja need on nagu ajatud. Et nad ei aegu. Ja kui sa oma elus lähed võib-olla mõnest raskest ajast läbi, siis võta need samad lauluraamatu laulud. See on vist küll piibel, jah. Aga jah. Ja loe nagu neid laulusõnu ja see julgustab sind. Vot need samad, jah. Vaimulikud laulud. Ja võib-olla teed siit lahti ja hakkad lihtsalt neid laulusõnu lugema. Ja tihti ma olen hakanud lihtsalt lugema mingeid laule, ma isegi ei tea seda laulu, aga ma loen neid sõnu.
ja siis sa võid näha, et tõepoolest, et Jumal on nagu rääkinud selle inimesega, kes on selle laulu kirjutanud ja aidanud teda läbi mingist raskest ajast. We're going to do this hymn now. Aga praegu me laulame ühe laulu siis siit. It has one of these great stories. Ja sellel laulul oli ka üks selline huvitav lugu. The man, he had lost his wealth in a fire. Et see mees, kes selle laulu kirjutas, ta oli kaotanud kogu oma vara tulekahjus In Chicago, Chicagos. those days, sometimes when the fire would destroy much of the city, Et see oli üle 100 aasta tagasi ja siis, kui eks ole vanad puumajad, nii kui nagu tulekahju ühes majas oli, siis pool linna läks. they said, well, we need to get away. We're going to send our family to Europe. England. Yeah, to England. Ja siis nad olid New York, Chicagos ja nad mõtlesid, et okei, et meil pole siin enam midagi teha, et lähme kogu perega Inglismaale. So he went and sent his family on the ship, and he had to be delayed, so he didn't go on that ship. Ja siis ta saatis oma pere ees, 4 last vist ja naine, läksid siis suure laevaga, et oleks läinud esimesena ja siis mees pidi järgi tulema sinna. So they sent, it was old times that they sent a telegram back, Aga siis hiljem mõne päeva pärast ta sai telegrammi, you know, that the wife was the only one that survived. All their daughters had died in the ship accident. et laev oli läinud põhja ja tema 4 tütart, kõik said surma ja naine küll jäi ellu, et sedasi juhtus. So he took another ship Aga tema siis läks järgmise laevaga järgi naisele at the place where the ship, where his daughters died, sank. ja nad näitasid nagu talle seda kohta, kui ta oli laeva peal, et näete, et siin kohas nagu uppus see laev ära ja sinu tütred uppusid siin. The captain said, this is the place where they perished. Kapten nagu näitas neile, et see on see koht, kus see laev uppus. And God gave him this song. Aga siis Jumal andis talle selle laulu südamesse. It has blessed generations. Ja juba aastapõlvi on see laul õnnistanud inimesi. The name of the song in English, It is well with my soul. Inglise keeles selle laulu nimi on, et mu hingega on kõik hästi. So when we sing a little bit in Estonian, you Aga can join with us. me laulame nii inglise kui eesti keeles, nii et eesti keeles te võite kaasa laulda, kui te teate. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Kui Jumala rahu on hinge sees mul, siis kõlab ka tormide sees. Mu südames ikka see rõõmustav laul. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses.
mul on hea, mul on hea Jeesuses. Mul on hea, mul on hea Jeesuses. Mul on hea, mul on hea Jeesuses, Jeesuses. Mul on hea, mul on hea Jeesuses. Mul on hea, mul on hea Jeesuses. Amen. Well, I'm going to do a little Nashville style. Is that okay for you? Teen veel ühe laulu teile siis Ameerika country stiilis, Nashville'i stiilis. So, who's ever heard of Nashville, Tennessee? Kas te olete kuulnud Nashville'ist Tennessee'st varem? All right, I'm going to teach y'all pastors now. This is how we say it in Nashville. How y'all doing? Ameerikas räägitakse nii, kuidas ta läheb? Just lying. Yeah. Pretty good, you. Väga hästi, aga sul? Talk in Nashville. Ameerikas räägitakse nii, seal Nashville'i kandis. This song, people, we had ensemble. Robbie Rohi came to visit with us a couple of months ago. Ja mõned kuud tagasi ka Robbie Rohi ansambel Eestist käis seal Nashville'is külas ja laulis seal. And in the programs, we recorded this song with them. Ja selle laulu seal nendes TV-saadetes, mis tulevad siis sügisel TV7-sse, tulevad tema saated, selle nimi on Sõna ja laul Chris Robbiga. Ja siis Robbie Rohiga lindistasid nad selle laulu, et oh kui helde on me Jeesus. Oskab võib kaasa laulda. Oh, kui helde on me Jeesus, armust kõige rikkam taev. Teda võime kõigis paidus.
kohta. Amen. Aamen. Well, did y'all bring your Bible to church? Kas te võtsite piibli ka kaasa täna kirikusse? Get your Bible. Võtke oma piiblid välja. I remember an old song we used to sing to the little kids. Ma mäletan, et me laulsime kunagi ühte laulu lastele. It's good to be like children sometime. Et lastele laulsime siukseid laule. Okay. It goes like this. The Bible is God's word. The Bible is God's word. To read and study every day. The Bible is God's word. Et selle laulu sõnad olid siis nii, et piibel on Jumala sõna, piibel on Jumala sõna. Et lugeda ja õppida iga päev. Piibel on Jumala sõna. Amen. If you believe that, say amen. Kui te usute seda, siis öelge aamen. Do I need this for the media? The microphone? Kas tal on vaja või ei ole otseselt? Pead recording, ma ei tea. Äkki peab salvestada. Okay. Kiitos Jesus. So we're going to start this message here. Maybe I like this. I feel like I live here in the church. What am I saying? A madness. It's a madness. I can be. Karen, kas on mida ei ole vaja? I can be. Anna talle. Okay, you can do it. Well, we're gonna talk about a very important subject today. Räägime täna ühel sellisel olulisel teemal. And we're talking about spiritual growth. Räägime vaimsest kasvust täna. Spiritual growth, it's very similar to natural growth. Aga vaimne kasv või kasvamine on siis väga sarnane ka maisele või loomulikule kasvamisele. And that's actually something we can understand. Ja võib-olla üks asi, millest me võime nagu aru saada. Who's ever had children? Kas on siin kedagi, kellel on lapsed olnud või on Amen. lapsi? Ja. So that's a wonderful experience, right, to have children. See, kui meil on lapsed, see on üks imeline asi. And some of us probably have had grandchildren. Ja mõnedel meist on juba lapselapsed ja võib-olla isegi lapselapsed. Maybe this is a better job. Võib-olla vanavanem on parem olla kui lapsevanem. It's a promotion, See on right? nagu ülendus. So, but children are a blessing. Aga lapsed on õnnistuseks. But when we can see when we observe children Aga kui me vaatame lapsi, and babies, eriti just beebisid, we just see that immediately they need nourishment et niipea kui laps sünnib, tal on kohe vaja toitu. and they need to have special care, babies. Ja eriti beebide eest tuleb väga eriliselt hoolt võtta. Actually, that's something that in the church we always need to be thinking about. That is, how do we care for the spiritual babies? Ja koguduses ka me peaksime mõtlema selle üle vahel, et kuidas me võtame hoolt oma vaimsete beebide eest. Because babies are very precious. Beebid on väga kallid. You just something about an infant baby. Et nagu, kui sa vaatad sellist pisikest beebit, titat, And nad on väga erilised. we're part of, as Christians, we're part of God's family. Ja meie siis kogudusena oleme osa Jumala perekonnast. We have a heavenly Father, Meil on taevane isa, a wonderful heavenly Father. imeline taevane isa, And he gives birth to children. aga siis nagu Jumala vaimu läbi, need lapsed sünnivad siis kogudusse. When someone is born again, Kui keegi saab uuesti sündinuks, they become a new creation in Christ. siis on nemad uus sündinud Kristuses Jeesuses, uued loodud. We're God's child, Ja nad on Jumala lapsed and we're like a baby. ja nad on beebid. Now let's look here in 1 Peter Ja me 2:2. vaatame 1. Peetruse 2:2. And Peter says, as newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Ja siis 1. Peetruse 2:2 ning himustage otse kui vastsündinud lapsed vaimset täispiima, et te selle läbi võiksite kasvada õndsuseks. And God has designed it through the mother that the baby has a rich supply of nutrition from birth. Ja Jumal on isegi niimoodi teinud, et kui beebi sünnib, et siis ema piima kaudu ta saab nagu sellise kõik vajaliku toidu kätte.
We're talking about spiritual growth today. aga me räägime ka vaimsest kasvust täna. Growing in Christ Jesus. Kuidas me võiksime kasvada Kristuses And Jeesuses? we start out as babes. Et ka meie kõik, kui me tuleme Jumala juurde, oleme nagu beebid Jumala riigis. But Hebrews makes mention that solid food is for the mature. Hebrews 5:14. But solid food is for the mature. Heebrealaste 5:14 ütleb, et tahketoit on neile, kes nagu on üles kasvanud juba või suureks saanud. A lot of times in some translation it calls it meat. Või siis ütleb teises kohas, et liha või see tahketoit või liha on siis neile, kes on juba täiskasvanud Kristuses. You see that as you're raising children. Ja seda me näeme ka, kui me lapsi kasvatame, eks ole. They have that funny baby food. Et kõigepealt nagu, kui sa hakkad peale piima, siis nad hakkavad saama neid püreesid, beebitoitu. You remember when you used to feed them the babies and they're first starting that thing and they're... Et kui sa nagu lastele hakkad andma seda kõrvaltoitu, siis nad nagu teevad naljakaid nägusid alguses. It's funny, they're trying to eat it and... Proovivad nagu seda süüa ja ajavad keelt. It's coming out of their mouth and igal it's pool like... mujal, aga suhu läheb väga vähe. But it's cute, it's like... Aga see on armas, see on armas. They're learning. Nad õpivad. And then they grow a little more. Ja siis nad kasvavad veel natuke. And then they start to like maybe different things. Ja siis neil hakkavad erinevad asjad meeldima. Emma, tahan kohupiim. Siis järgmine asi on, tahan kohupiima, eks ole. No, what is some greens, vegetable, eat your vegetables. Ja, et Ameerikas ikka julgustatakse, et kõigepealt andke rohelisi neid köögivilju. Let me tell you a funny story. Ma räägin naljaka loo teile. So my youngest boy, he went to Lastein in Viljandi. Minu noorem poeg käis siis lasteaias Viljandis. And he came home. Ja ta tuli koju. You know what they made us eat? Kas sa tead, mis nad meile seal süüa andsid? Kalasuppi. He was like, ja ta oli täiesti pahane selle peale. Awful. Et see lõhnab nii jubedalt. It was terrible. See oli õudne. And then he said he was gonna be a president. Yeah. Ja siis, kui ta kasvas vanemaks, ta ütles, et ma tahan saada Eesti presidendiks ja ma keelan kõikides lasteaedades kalasuppi. Nii ta ütles. Maybe this was a holdover from Russian time or something. Nagu, veel Vene ajast oli see järgi jäänud, et kalasupil pole viga, aga vahel ta tõesti nagu haiseb natuke. Ja lastele tavaliselt ei meeldi, ütleme nii. But I think, unless they had a good point, I think they're trying to actually put healthier things into these kids. Aga tegelikult oli see õige, sest et nad püüavad, eks ole, lastele ju anda siis tervislikku toitu. Because it's, if you just eat all sugar and... Sa ei saa lastele ainult magusat anda, eks ole. But we see that, but if a child will eat the right things... Nii et kui lapsed söövad õigeid asju, they will grow. Siis nad kasvavad. This is a natural occurrence, right? Ja see on üks selline maine kasv. And one of our main points today is God wants us to grow up. Aga ma tahan nagu teile täna õpetada seda, et Jumal tahab, et me kasvaksime üles. Babies are wonderful. Beebid on tored. But if that baby is not developing, aga kui beebi ei kasva, ei arene, and that happens sometimes, ja see vahel juhtub, there's a problem. Siis selles on üks probleem, eks? Ei ole normaalne. Ei ole normaalne. No? It's not normal. See ei ole päris normaalne. There's some problem somewhere. Et kuskil on mingi probleem siis. Or if the child is 17 years old. Või kui laps on 17-aastane. And he just milk. Ja ta joob ainult piima. He would look strange. Siis ta ilmselt näeks imelik välja. That's not good. Või see oleks imelik. See ei ole hea, on ju. But I've been a believer a long time. Ma olen olnud usklik juba kaua aega. I was saved in 1980. Ma sain päästetud aastal 1980. So I have, you can just live and learn a few things, right? Ja elades sa õpid mõningaid asju. Elu õpetab. You just watch things, Ja sa vaatad nagu erinevaid asju, näed neid. And you see some Christians and just seem like they never grow. Ja tundub, et mõned kristlased pole nagu sellest beebiaast välja kasvanud. And then some, they get saved and all of a sudden, well, yeah, God's called me to Bible school. Mõned nagu, kes saavad päästetud, need on kohe huvitatud jälle nagu sellest vaimsest kasvust, et tead, ma tahan nüüd piiblikooli minna. Now we're on mission field. Ja siis ma tahan missionipõllule minna. Ja I'm thinking of this one young man in Tallinn. Mulle tuleb meelde üks noor mees seal Tallinnast. We're going to his wedding. Et varsti me läheme ta pulma. We met him a few years ago, young guy. Mõned aastad tagasi me kohtasime Samuel Kadanik. And
he was like been in the Lord a few years and ta oli ainult nagu mõned aastad olnud Kristuses, ütleme nii. went to some Bible training and Käis mingis piiblikoolis started doing some evangelism with organizations. ja siis hakkas erinevaid selliseid nagu evangeelseid koosolekuid ka korraldama. And they went all over the world, Africa, all kind of countries. Ja nüüd ta on käinud juba igal pool, Aafrikas ja igal pool, et nagu kuulutamas Jumala sõna. And he's like preaching in front of this whole village of people. Ja Aafrikas ta jutlustas terve küla rahva ees. And miracles are happening. Ja imed sündisid seal elus. And we saw him the other day in the Tallinn. Ja siis olime Tallinnas Raekoja platsil ja seal jutlustasid noored inimesed ja tema oli nendega. They were training a whole group of young people. Ja nad õpetasid fire camp. Nagu tulelaager oli neil. Well, he was doing something to cause him, to give him the strength to be able to do that. Ja Jumal siis on teda juhatanud ja kasutab teda sedasi. I just know, I have a pastor's heart. We pastored a little bit. Et me oleme olnud ka pastorid natukest aega Viljandis ja mul on pastori süda. The pastor's heart ja pastori süda on, is for the congregation to grow. Et inimesed tõesti sinu koguduses võiksid kasvada vaimselt. And the Apostle Paul, he wrote these letters to the churches. Ja apostel Paulus kirjutas kirjad siis erinevatele kogudustele. And if we'll live in them, ja kui me loeme neid kirju ja elame nende järgi, receive the truth, ja võtame vastu seda tõde, mis nendes kirjas on, a big part of spiritual growth is just receiving truth. Et suur osa, kuidas nagu vaimselt kasvada, on see, et sa võtad vastu tõde. Because one of the things we realize is that our computer has to be reprogrammed. Et kas te teate, et arvutid peavad aeg-ajalt saama nagu sellise uue programmeerimise? I was saved at 18 years old. Kui ma sain päästetud, siis ma olin 18-aastane. And in that relatively short period of time, ja selle, ütleme, lühikese aja jooksul, I was totally messed up. ma olin juba täiesti metsas omadega. I was on drugs. Ma kasutasin narkootikume. Bad habits. Mul olid halvad kombed. Wrong crowd. Ma olin valede sõpradega koos. Like all kind of things. Ma tegin igasuguseid imelikke asju. And of course the devil, he's working overtime to mess you up. Ja loomulikult ka saatan on maailmas hingevaenlane, kes tahabki seda inimeste eludes teha, et nende elud oleksid jamad ja metsas. But I remember I had just gotten saved. Nagu ma mäletan, et ma olin just saanud päästetud. And I remember I just taken my Bible. Ja ma mäletan, ma võtsin piibli. And I just felt so hungry. Ja ma olin nii nagu janune Jumala järgi. That I just I needed mul oli to selline tunne, et ma hakkan või seda sööma praegu. I needed that nourishment. Mul oli vaja seda Jumala sõna piima. I want, and I just began to have a hunger. Ja mul hakkas nagu selline nälg ja janu Jumala sõna järgi. For God's word. Et Jumala sõna lugeda. And God, he'll fill you if you're hungry. Kui sa oled näljane Jumala järgi, siis Jumal täidab sind. So God led me to a great church, a great pastor. Jumal juhatas mind ühte väga heasse kogudusse, kus oli hea pastor. And actually we'll talk a little bit about that. We're not going to spend a lot of time, but me väga pikalt sellele ei peatu, aga natuke aega räägime sellest ka. Your relationship to your pastor and the local church is very important to spiritual growth. Ja vaimselt kasvada on väga tähtis, et sul on pastor ja et sul on kogudus. So Jesus said, I am the vine, you are the branches. Jeesus ütles, et mina olen viinapuu ja teie olete oksad. So that is talking about our personal relationship and connection with Jesus. Ja see räägib sellest, et me peaksime ka olema alati Jeesusega ühendatud või ühenduses. We'll look at that in John 15. Johannese 15. peatükis räägib sellest. Johannese 15:5. Jesus said, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Et siis Johannese 15:5 kohe ütleb niiviisi. Mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. So we are connected to Jesus. Nii et me oleme Jeesuses ühenduses. And this word abide, ja see sõna, mis seal ütleb, et jääge minusse, it means to remain. See tähendab, et sa püsid seal. To keep that connection. Ja siis, kui sa püsid Jeesuses, siis sul on see ühendus temaga. And Jesus
is a person. He's God, but he was God and man. Jeesus on üks isik, ta oli nii jumal kui inimene. And let me tell you something. Ja ma ütlen teile midagi. There is no life outside of Jesus. Ja ilma Jeesuseta ei ole head elu. There's existence. Me võib-olla eksisteerime. You ever thought about that? God's told Adam, in the day you eat this fruit, you're going to die. Piibel ütleb, et Jumal ütles Aadamale, et sellel päeval, kui sa selle puuviljast sööd, sa sured. He didn't die physically, Ta küll füüsiliselt ei surnud, but he died aga spiritually. ta suri vaimselt. But Jesus brings spiritual, eternal life to us. Aga Jeesus toob meile igavese elu. He's the only source of that for us. Igavese ja vaimse elu. Ja tema on ainus, kes seda saab anda meile. So imagine somebody is in the hospital on life support. Oletame, et mõni inimene on, eks ole, haiglas ja nad on nagu seal voolikute küljes kinni näiteks. And they have these tubes and these connections all in their body. Et nad on igast voolikud ja igast asjad on neil seal küljes. And let's say, somebody turns off the switch. Ja keegi vajutab selle nupu kinni. The person dies. Siis inimene sureb. Because there's something sustaining, supporting their life. Et siis nagu see elustav asi on see, mis tuleb sealt nendest voolikutest. Kas õhku ja mida iganes sealt antakse. God is merciful. Aga Jumal on ka armuline. You start getting away from Jesus in your relationship. Isegi kui sa lähed Jumala juurest ära, you slowly kind of begin to shrivel. siis sa hakkad nagu kokku kuivama vaimselt. First you lose your joy. Kõigepealt sa kaotad oma rõõmu. You lose your purpose. Ja siis sa kaotad nagu oma elu mõtte. You become confused. Ja siis sa oled nagu segaduses omadega. All this yama, basically. Kõik see jama tuleb sulle siis. But that's why, because there's no other life. Sest et ilma Jeesuseta ei ole elu. But now so that's our personal relationship with Jesus that gives us spiritual growth. Nii et isiklik suhe Jeesusega annab meile laseb meil vaimselt kasvada. And what we have to realize is spiritual growth comes out of a relationship with Him. Nii et suhe Jeesusega on see, mis meil aitab kasvada vaimselt. That is one of the great misunderstandings of Christianity. Ja vahel inimesed on valesti aru saanud kristlusest. That it's just a method or some kind of a doctrine or something that without a relationship. Et inimesed nagu arvavad, eks ole, kes ei tunne Jeesust, et okei, et see on kas mingi meetod või mingisugune uskumus ja see siis nagu aitab sind. And we understand, we're in relationships with somebody. Aga samas, et just kui sa oled suhtes kellegiga, but the believer is in relationship with God. Siis see muudab sind ja samamoodi kristlased, kui me oleme suhtes Jumalaga. But there is another part of that. Kuid üks teine osa sellest. The believer also has a relationship with the body of Christ. Et igal usklikul peaks olema ka mingisugune suhe siis ülejäänud Kristuse ihuga. And I'm telling you the truth. Et ma räägin teile ühte asja. I've seen this again and again. Ma olen seda näinud. This is where a lot of people miss it. Et tihtipeale inimesed panevad mööda nagu selle koha pealt. Is they don't have that vital connection with the body of Christ. Et paljud inimesed, ütleme, kes ei käi koguduses, ei käi kirikus, et neil siis ei ole seda suhet ülejäänud Kristuse ihuga, teiste usklikega. When you pray with somebody maybe just after they accept Christ. Et ja kui sa oled kellegiga palvetanud, et nad võiksid Jumala juurde tulla. And maybe even if you're training people to do that. Ja ka kui nagu, ma tean, et niimoodi õpetatakse ka, kui sa nagu saad kedagi päästmisele tuua. I worked at 700 Club as a phone counselor. Et ma töötasin ühes kohas Ameerikas, see oli klubi 700 ja sinna nagu helistati ja mina olin siis see, kes võttis telefoni vastu. They trained us good. Ja nad õpetasid seal meile. They told us the 3 things. Nad ütlesid meile 3 asja õpeta inimestele. and they said, first you tell them after they get saved. Et kui nad palvetavad sinuga, et võtta vastu Jeesust. Number 1, you need to read your Bible. Et ütle siis inimestele, et nad loeksid oma Piiblit. The Bible's God's word. Piibel on Jumala sõna. It nourishes you. Et see toidab sind. You need to pray. Teine, sa pead palvetama. Prayer is talking to God. Palve on see, et sa räägid Jumalaga. Communicating with Him. Et sa kommunikeerid. Number 3. Suhtled Jumalaga. You need to be fellowshipping ja with other believers. Ja kolmas, tähtis asi, et sa peaksid olema osaduses teiste kristlastega. Let's pray right now and ask God to lead you to a local church. Ja et palveta inimestega, et nad leiaksid omale õige koguduse. But then believers come in, I don't believe in the organized religion anymore. Ja teinekord ma olen rääkinud mõne kristlasega, et kus sa kirikus käid, ja ütleb, et tead, ma ei usu sellesse organiseeritud religiooni. They just want the raha. Et ainult kirikus tahetakse raha ainult.
They've never been to Estonia. Nad ei ole Eestis käinud. There's not much raha in the local. Et ei ole siin mingit raha tahtmist Eesti kirikutes not mitte. too kind of more. Ameerikas võib-olla on rohkem see raha värk seal. And some people might be doing something for raha. Ja mõned inimesed Ameerikas võib-olla tõesti ainult raha pärast nagu teevad seal kirikut või The teenistust. devil uses people, they take an offering or... Ja siis, eks ole, öeldakse, et kui võetakse mingi korjandus seal, siis inimesed kohe hakkavad mõtlema, nad tahavad Vaata, no look, they want the raha. Raha ainult tahetakse. But you know, they didn't ask the guy at the liquor store about the raha when they bought some vodka, you know. Aga kui nad lähevad viinapoodi ja viina eest maksavad, siis nad ei muretse, et kuhu see raha läheb. No, so it's like, it's a weird thinking. Et nagu inimestel on nagu imelik mõtlemine, et kirikus ainult tahetakse raha. It just lies, but... See on lihtsalt kuradi vale. So that people have different ideas. Et inimestel on nagu erinevad arusaamised. And there are times in your life, maybe you're in a transition. Ja teinekord võib-olla on nii, et näiteks sa kolid ühest kohast teise ja sa ei tea, kuhu kirikusse või kogudusse sa peaks minema. Ja kui meil oli COVID, eks ole see koroona, et siis me ei saanud kirikusse minna. But we can still, you know, maybe pick up the telephone. Aga vahel ikkagi me võiksime ju helistada üksteisele või mis iganes, My wife rääkida has a call. Tell her a little bit about your little group, the women that to call each other in fellowship on the phone even. Okay. Et meil on nagu Ameerikas ühed siuksed kristlikud sõbrannad ja nad on eestlased. Ja siis aga me elame kõik erinevates kohtades nagu viis naist siis. Ühed elavad üldse nagu nii kaugel, kui ma ei oska seletada. 2, 3, 4 päeva autosõitu, teine elab mingi päeva autosõidu nagu kaugusel. Ühesõnaga 5 tükki Eesti naised kõik, 4 tükki Paidest koguni ja 1 oli Tallinnast. Ja siis me hakkasime nagu tegema sellise grupikõne, telefonikõne. Nii et korra nädalas peab õhtul nüüd, meil varem oli teisel ajal, aga kuna Ameerikas on teine aeg kui Eestis, siis minu jaoks on kell 9, osade jaoks seal on kell 11 hommikul, osade jaoks on kell 1 või 3, ühesõnaga, et siis me kõik nagu võtame telefonitoru ja nüüd tänapäeval saab selle Messengeri kaudu helistada niimoodi, et kõik on korraga siis seal 5 ja siis me räägime ja siis üks naine, kes on nagu vanem naine, ta on Paidest pärit muidu ja ta elab seal Washingtoni osariigis ja siis tema on selline, kes räägime nüüd Jeesust taga. Räägime Jeesust taga, mida head Jeesus on teie elus teinud. Ja siis me kõik peame aru andma ta. Heas mõttes, et võt, näed, Jeesus tegi seda ja teist. Ja siis me räägime muid asju ka, aga tore on sedasi nagu üksteisega nagu olla osaduses. Et isegi kui me oleme üle terve Ameerika ja nüüd mina veel Eestis koguni, et me ikkagi nagu oleme hoidnud seda sidet ja omavahel nagu rääkinud Jeesust taga. So, but that's an important part of spiritual growth. See on üks tähtis asi. God designed us to be in a body and we all have a part to play in the body. Et Jumal on meid niimoodi loonud, et me kõik võiksime olla osa siis sellest Kristuse ihust ja igal ihu osal on oma funktsioon. It's interesting, sometimes if you lose like a finger or something. Et näiteks oletame, et sa kaotad sõrme või lõigatakse sul sõrm maha. It just dies. Et siis tähendab sõrm üksinda eraldi sureb ära, eks ole, see ei ole osa ihust. This is amazing though. See on hämmastav. If you take that finger sa võtad selle sõrme to the hospital ja viid selle haiglasse, and put it back on the body, nad saavad selle veel panna tagasi sew it up, ja õmblevad selle tagasi külge. You can save the finger. Siis ikkagi sõrm jääb ellu veel. That's God. Vahel on nii. God, and see on Jumal on niimoodi teinud. The body is like the human body of Christ. Samamoodi on Kristuse ihu, et kui sa oled ka eemale jäänud, kui sa tuled tagasi, siis sa saad uuesti elavaks. There are things you're like your organs and stuff, the body needs all of it, you know. Et nagu vahel me nagu arvame, et võib-olla mingit ihu osa meil pole vaja, aga meil on kõike vaja. Absoluutselt kõike. And even a more mature understanding of that. Ja veel nagu selline sügavam arusaamine sellest. Is that you have a part to play in the body. On see, et igaühel on ka üks osa mängida selles ihus. As you develop and come into your place. Kui sina nagu kasvad ja arened Kristuse ihus, siis sinul on oma osa mängida selles. That's maturing. Ja see on ka kasv, vaimne kasv. Many people never even get to that place. Ja paljud inimesed ei jõua isegi sinna paika kunagi. Because of the problems and the stress and the confusion. Sest nende elus on probleemid, stress ja segadus. But God has designed it for believers, like if there's a problem in Riley's prayer group. Et ka kui meie näiteks palvegrupis on mingi mure või probleem.
Or if there's a problem, you call your pastor. või et Or kui sul on probleem, siis sa saad alati pastorile people in the helistada. church are praying. Või siis teised usklikud võivad palvetada su eest või Somebody's aidata sind. sick. You're getting visits, you're getting flowers, you're getting food, you're Ja getting näiteks kui sa prayer. jääd haigeks, eks ole, et siis saab kas pastor või keegi kogudusest tulla su juurde, sinu eest palvetada, sulle süüa tuua, kui You vaja. see, the healing is Ja siis nagu Kristuse ihu aitab siis üksteisel nagu ka olla terve, But tervena hoida like üksteist. okay, because let's say you start in first grade. Ja oletame, et sa nagu, eks ole, lähed kooli esimesse klassi And it's very cute, you know, you're Yes, I starting first ja grade. see on nii armas, nii nunnu, eks ole, esimesse And klassi then you minejad. go to the Papa Pizza and they give you, for first day in school, Papa Pizza, free pizza. or Ma mäletan, et whatever. Viljandis, et kui oli siis esimesse klassi mineja, siis anti tasuta papa pitsa, siukene nagu naeru näoga pitsa lapsele. And what they would dress you blues and the whole thing. Not dress you blues. Or whatever. The tie, kiki lips and the whole. Et poisil shebang. oli lipp sees ja pintsaks seljas ja It's a very proud moment. First, esimese First koolipäev, class. esimene klass, Or even esimene lasteaed, koolipäev you või know. lasteaeda minnes, eks ole, suured asjad seal. but like we were talking about, it's like natural growth. But if you're like first grade and then you're 17 years old, Aga kui sa oled 17-aastaselt veel esimeses klassis, first class. siis ei ole see enam nii lahe. A lot of Christians have never got out of lasteaed. Ja paljud kristlased on ikka veel lasteaia tasemel kahjuks. They're still in diapers. Nad on ikka veel mähkmetes. Pastor knows. Pastor teab Because seda they call võib-olla. pastor. Siis nad helistavad pastorile. Ja kui midagi on, siis on kohe Say pastor, oi, 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 pastor. or amen. Ütleme oi, oi, oi või aamen. Let's move on. Lähme edasi seal. So we don't want to stay in the first. We want to go to college and graduate school. Nii et me ei taha tittedeks jääda ka vaimselt, vaid me tahame minna kolledžisse ja teha neid asju, mis Jumal on meid kutsunud tegema. Because if we're growing and maturing, Sest kui me kasvame ja areneme, we're going to be able to do something. siis me saame Jumala heaks ka midagi teha, And our Jumala riigi muscles are heaks. strong and Ja meie musklid on tugevad we're going to be able to do what God's called us to ja me do. tahame teha seda, milleks Jumal on meid kutsunud tegema. A lot of people are never released into their ministry because they don't have the maturity to handle it. Et paljud inimesed ei jõuagi nagu oma teenistusse, milleks Jumal on neid kutsunud, sest nad ei ole kasvanud nagu vaimselt. So that's part of spiritual growth. Nii et see on siis osa ka vaimsest kasvust. But in Ephesians, and I would encourage you, Nii et ma julgustan teid ka lugema look in Ephesians Efestlaste kirja and the epistles. ja neid epistleid, kirju, apostli, Pauluse kirju. And see how God is teaching us to be mature. And Ja to, seal nii tihti nagu ütleb, et kasvage üles Kristuses, nagu tihti sellised kirjakohad on. because we come out of the world, Sest me kõik tuleme, eks ole, maailmast välja we have all these bad ja habits, võib-olla meil on mingid halvad harjumused, old ways of thinking and doing, isegi kas või see, kuidas me vanasti mõtlesime või teatud asju tegime. and that maturing process is putting that junk off Ja siis ongi see, et kui me kasvame, siis me paneme need vanad asjad endast ära, jätame need maha and putting on the new, ja paneme uued asjad enda ellu. taking off the old. Et siis nagu Piibel ütleb ka, et jätke need vanad asjad maha. But in Ephesians 21 here, we'll read a few scriptures and Efestlaste move on. 4:21. Efestlaste 4:21. If indeed you have heard and have been taught by him as the truth is in Jesus. Aga, okei. Kui te tõesti olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nõnda nagu tõde on Jeesuses, That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab, järgides petlikke himusid. Can you read all the way to 5:2, please? Just Ja siis loen sealt edasi kuni 5:2. Ja saada uueks oma meele vaimus ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud, tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Sellepärast jätke maha vale ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Vihastuge, aga ärge tehke pattu. Ärge laske päeva looja minna oma vihastumise üle ja ärge andke maad kuradile. Kes varastab, ärgu varastagu enam, vaid tehku pigemini tööd ning soetagu vara oma käte tööga, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus.
ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seesugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks, et see pakuks mõnu kuulajaile. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kellega te olete otse kui pitseriga kinnitatud lunastuse päevani. Kõik kibedus ja äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kaugele ära ühes kõige pahaga. Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal Kristuses teile on andeks andnud. Siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks nagu armsad lapsed ja käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud ja on iseenese andnud meie eest anniks ja ohvriks Jumalale magusaks lõhnaks. So we see all this junk, all this lying and stealing and bad words. Et nagu see varastamine ja valetamine ja halvad sõnad. And God's saying, you got to put that junk away. Jumal ütleb, et jätke need enesest ära. Nagu jätke need maha. Because one of the worst things that most people do is they never get mature in their mouth. Et mõned inimesed nagu oma suu sõnadega ei kasva üles. We need to come up with a word today, some kind of prugi mouth. Trash bag. Nagu, kuidas öeldakse selle kohta? Trash talking. Trash, prügi. Bad. Prügi suu. God says no. Mõnede inimeste suust tuleb prügi välja. That's very immature if you're just speaking. Kui mõni vannub näiteks või ja ise on kristlane, see ei kõlba. And we all do that from time to time. Yeah. Say bad on things that don't encourage or või isegi, et lihtsalt midagi halvasti rääkida, nagu ükskõik, halba rääkida, et me kõik vahel kogemata teeme seda, ütleme nii. The reality is that words injure people almost more than anything. Ja tegelikult halvad sõnad või nagu ütleme sellised teravad sõnad teevad veel rohkem haiget kui ükski muu asi. One of the words that says clamor in English, actually that means shouting. Ja, et siin on ka, et kisamine näiteks, karjumine. We were in Tallinn and I heard some guy from his quarter like just shouting, I probably had his wife. Et olime korteris seal Tallinnas ja siis me kuulsin, et üks mees karjub ilmselt oma naise peale. That just grieved me. Ja see tegi mind kurvaks. Oh man. Oh no, et ei. Then sometimes man, we might do that. Võib-olla me ise vahel teeme seda kogemata. And the Bible says we don't grieve the Holy Spirit. Ja et me ei kurvastaks ka püha vaimu selle läbi. And it talks about bitterness and anger. Ja seal on need kibedus ja viha, et jätke need enesest ära. This word it says malice, ill will, it means like meanness. Ja et olla ka nagu tige või. In Tennessee we have a saying, mean as a snake. et sa oled nagu nii kaval nagu madu, aga samas nagu ka nagu tige nagu madu. Öeldakse Ameerikas. And some Christians, this is how they live. They live like this. Aga paljud kristlased, kes ei ole veel nagu kasvanud üles, need elavadki sedasi. But also then we said, no, the Bible says, be kind, be loving, be forgiving. Aga Piibel ütleb, et olge lahked, südamlikud, andke andeks. It says, be imitators of God. Ja võtke Jumal enestele eeskujuks. And walk in love. Ja käige armastuses. And then it talks about being a sacrifice to God as a sweet smelling aroma. Ja et me võime olla ka Jumalale nagu anda ennast ohvriks ja see on Jumalale magusaks lõhnaks. That's what Jesus did. See on, mida Jeesus tegi. That's maturity. See on kasv, vaimne kasv. If you want to see maturity, you look at Jesus. Kui sa tahad näha, milline on siis nagu vaimselt täiskasvanud inimene, Jeesus oli selline. Because the whole purpose of maturity is for us to be more like Jesus. Ja selleks, et me kasvaksime ülesse, me peaksime olema rohkem Jeesuse sarnased. Forming Christ in us. Üks kirjakoht ütleb ka, et kuni Kristus on saanud täieliku kuju meie sees. The word in English is Christ likeness. Inglise keeles on üks selline väljend nagu Kristuse sarnane. As a believer, Jesus is in you. Sina kui usklik, sinu sees elab Jeesus. By his grace, ja tema armu läbi we have received Jesus. Me oleme siis Jeesuse vastu võtnud armust. The greatest gift. Kõige suurem kingitus. And it's by grace. Ja see on ainult armu läbi. And we're going to kind of close and thinking about spiritual growth is all about grace. Aga samas, nagu ma tahan ka lõpetuseks öelda veel, et tõesti vaimne kasv käib armuga koos. The Bible tells us to grow in grace and knowledge. Piibel ütleb ka, et kasvage Jumala armus ja tunnetuses. And grace is one of the great mysteries revealed to
us as believers. ja arm on üks selline sõna piiblis, mis on nagu üks suur saladus, aga usklikele on see siiski nagu ilmutatud. And we can't grow spiritually in our own strength and wisdom. Ka isegi vaimselt ei saa kasvada lihtsalt iseenese jõus ja enda tarkuses. It's the working of grace and God's wisdom in our life. Vaid just nimelt Jumala arm, kes aitab meil kasvada ja tunnetust annab meile. One of the greatest lessons about grace is this. Armu kohta on üks selline asi. We have to cooperate with it. Me peame armuga koos tööd tegema. We receive it. Me võtame Jumala, eks ole, armu läbi vastu. We receive this gift. Võtame armu vastu. And then we work. God works in us. Jumal töötab meie sees. But also that maturity that is like a garden in our heart. Aga siis nagu see vaimne kasv on ka nagu see nagu pinnas, eks ole, nagu aias. Put your hand over your heart. Paneme käe südame peale. Put your hands over your heart. Pange käsi südame peale. And say, my heart is the Lord's garden. Ja ütleme, et minu süda on Jumala aiamaa. Minu Minu süda süda. on Jumala aiamaa. I will care for it. Ma võtan selle eest hoolt. I will let His word Ma lasen tema sõnal grow in my heart kasvada mu südames and bear much fruit. ja kanda palju vilja. If we cooperate with grace Kui me siis teeme koostööd Jumala armuga, and we get to know more about Jesus, siis me ka teame ja tunneme rohkem Jeesust. the more understanding we have Mida rohkem me mõistame teda või saame tast aru, of Him, teda, the more we love Him. seda rohkem me armastame Jumalat, The more we know Him, Jeesust. the more we love Him, Mida rohkem me tunneme teda, seda rohkem me teda armastame. the more we grow. Ja seda rohkem me kasvame. Our roots go down, Ja meie juured võivad minna sügavasse mulda, pinnasesse. the tree grows, Ja meie vaimne inimene võib kasvada nagu puu. and the precious fruit comes. Ja puuokstelt saab vilja. And that Bible says that fruit is for the Father's glory. Ja see vili, mis nagu meie elu ja elutöö kaudu tuleb, see on Jumala austuseks. In closing, I want to give you a few Bible passages, a few scriptures about praying for spiritual growth. Ja ma annan teile ka paar kirja kohta, mida te võite lugeda, et kuidas palvetada siis oma vaimse kasvu eest. I'll tell you what I'm going to do. Pastor, this is what I'm going to do. Pastor, ma ütlen teile, I'm going to send you an email with these. Pärast saadan sulle ühe emaili. If it has to, I'll pay for the printing of them. And I want everyone to have a printed copy of these prayers. Et ma saadan nagu, millised need palved on siis, ja et igaüks võiks saada isegi nagu paberilehe peal need palved. Because I was a pastor and I used to ask the church when I pastored. Et kui ma olin pastor, siis ma küsisin nagu inimestelt pühapäeval. And I know I've done this many Ja ma olen ise times. ka nagu samamoodi eksinud. I'm going to test you, okay? We're going to do a little test question here. What did the pastor preach last Sunday? Aga millest siis jutlustati eelmisel nädalal? Kas keegi mäletab? And I used to tell a story, my buddy, what did the preacher preach on, Billy? Ma küsisin oma sõbralt Billilt, et kuule Billy, millest siis pastor jutlustas He pühapäeval? looked for a moment. Ta mõtles niimoodi korraks. It was good. See oli hea. Oh, it was real good. See oli väga hea, millest ta rääkis, jaa. And I guess there's a little bit of Billy in all of us, right? Ta kunagi ei mäletanud, millest räägiti, aga ta teadis, et see oli hea. Nii et, ja ta ütles, et me kõik oleme nagu see Billy, see sõber. The point on. This is the point. Millest ma tahan nagu öelda. Asja mõte on selles. To grow spiritually, Selleks, et vaimselt kasvada, we have to love the word. me peame armastama Jumala sõna. It takes time to develop. Ja selleks, et areneda ja kasvada, see võtab aega. We get saved in a moment. Ja me saime päästetud ühe hetkega. A child is born in a moment, Isegi laps nagu sünnib, ütleme, hetkega. but a lifetime Aga võtab terve elu neil, to grow et nad võiks kasvada and develop. ja areneda. There are 3 places these scriptures are, and 2 of them are in the book of Ephesians. Nii et need vaimse kasvamise kirjakohad on siis Efestlaste kirjas. You can take it up, but we're going Te to võite make nagu this kirjutada available üles, to you. võite kirjutada üles või siis saadame pastorile need kirjakohad ja siis ta võib teile tuua. Because I felt like the Holy Spirit told me, so I wanted to Et mul on obey. niisugune tunne, et Püha Vaim nagu ütles mulle, And we're gonna et print these inimestel for- võiks olla need And kirjakohad. then maybe you're going to give them. Because not only can you pray yourself for these prayers, Ja sa võid palvetada enda eest, aga ka teiste eest neid samu palveid.
we can pray for others. me võime teiste eest palvetada neid samu palveid. We'll pray a little bit out of the first one, but the first one is in Ephesians chapter 1, starting verse 15. Efestlaste 1:15 And we're going to pray a little of that. The second one is in Ephesians 3, ja järgmine on siis Efestlaste 3:14 and the last one's Colossians 1:9. ja siis viimane on Kolosslastele 1:9. But I remember a quote from Brother Kenneth Hagin. Ma mäletan, et kui Kenneth Hagin, üks pastor, rääkis sellest And many years ago, aastaid tagasi, he said he began to pray these prayers in the letters of Paul. ja see pastor Hagin ütles niimoodi, et ta hakkas palvetama neid palveid sealt nendest Efestlaste ja Kolossa kirjast. And probably after praying them thousands of Ja times, pärast seda, kui ta palvetas neid tuhandeid kordi, revelation just began to come. siis hakkas talle tulema hästi palju ilmutust Jumala And he even sõnast. told us, wow, what have I been preaching? I was like, Ja siis, kui ta nagu hakkas rohkem ilmutust Jumalast saama, siis ta mõtles, et mida ma ennem üldse jutlustasin, ma ei teadnudki midagi. But see, the light starts Nii to et come kui ta on. siis palvetas, siis nagu Jumal andis talle rohkem valgust, rohkem ilmutust. And I have probably prayed these thousands of times myself. These Ja ma olen prayers. ise ka neid tuhandeid kordi palvetanud. And we continue to pray. Ja me võime Yeah. edasi palvetada The neid samu light keeps palveid. coming, Ja siis me saame ilmutust but Jumala we're going to sõnast. pray. Why don't you stand with us in closing? We'll pray. Aga tõuseme siis What the- lõpuks ja we'll do loeme need this. samad kirjakohad. And Palvetame need kaasa nagu üksteisega. we'll pray a little bit of this here in Ephesians 1, starting verse 15. Let me read it and then we'll pray. Efestlaste the first part. 1:15. Let me just read. I'm not going to read. I'm just going to just follow me. This is just the first part, but then you can pray all the way down to kind of to verse 23 in your own time. Et kui sul on aega, siis loe ja palveta kuni 23. salmini ise, aga ma lihtsalt teen nagu ühe osa praegu siit. But Paul's saying, I don't stop praying for you to God. Siis Verse salmist 16. 16. Et Paulus ütles, et ma ei lakka tänamast teie eest ja tuletan teid meelde oma palvetes. And then read verse 17. Et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises. In verse 18. Ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks te teid on kutsunud ja mis on tema pärandi au rikkus pühade sees. Amen. Well, let me pray this for you and Ma then palvetan seda teie we'll pray eest. together. Father, I just pray for this Isa, congregation ma palun ka selle rahva eest täna. that you would give them that spirit of wisdom and revelation, Anna neile tarkuse ja ilmutuse vaimu that their eyes of their heart would be opened sinu tunnetamises, et nende südame silmad võiksid olla valgustatud and the glorious light of Jesus ja et Jeesuse auline vägi would shine in their hearts. ja valgus säraks nende südametes. You would show how great hope we have, Ja Lord. et sa näitaksid neile, kui suur on meie lootus Our calling to go to heaven, ja kui vägev on see, et me jõuame taevasse ühel päeval. all the riches you've given us, Ja kõik need vägevad rikkused, mis sa oled meile vaimselt andnud. and the glory, Ja see auhiilgus, the glory, Lord, that you've called us to, ja see auhiilgus, milleks sa oled eternal meid glory in kutsunud. Christ Jesus, Igavene auhiilgus. worshiping you forever, Me saame sind ülistada igavesti. and an inheritance, Lord. Ja see pärand, mis meil on sinus. We have an inheritance Meil kõigil on üks pärand in Jesus' name. Jeesuse nimel. Our congregation, I want you to say this with me. Aga ütleme kõik koos niimoodi. Say, Lord, Ütleme, et issand, yes, son, open my heart. ava minu süda, Let your light shine. las sinu valgus paista. Teach me your word. Õpeta mulle oma sõna In Jesus' name. Jeesuse nimel. Thank you. Well, Aamen. amen. That's all we have today, and See on it's meie poolt kõik tänaseks. been a blessing Amen. to be here See on today. suur õnnistus olla teiega koos siin. nii hea on olla koos Jumala kojas, nii hea on teha koos asju. Ja halleluuja. Ja selles mõttes me ikka rahast räägime täna, et selle koha pealt, aga me tahame raha just, me tahame meie koguduse poolt õnnistada Kris ja Rallit sinna teekonnale siin. Ja Uues Testamendis on kirjas Tiituse kirjas, Tiituse kiri 3. peatükk ja salm
13 ütleb nii, et Jumala sulased Kris ja Raili läkita teele hoolikalt varustatuna, et neil midagi ei puuduks. Ja Jumal ütleb meile, et need, kes tulevad meile külla, kes on Jumala inimesed ja kes kuulutavad Jumala sõna, et me läkitaks need teele, et neil midagi ei puuduks. Ja selles mõttes, et kui sa mõtled praegu, mis nad tegid, et kui sa jätad oma kodu aastaks ära maha ja lähed rändama, et see ei ole mitte lihtne. See on tegelikult ääretult keeruline. See ei ole üldse lihtne. Võib-olla jah, nemad on rohkem sellega juba harjunud, aga see pole ikka lihtne. See on ikka päris keeruline. Ja sa pead õnneks tänapäeval on meil need tehnoloogia arenenud nii hästi, et me võime tõesti olla ühel ajal samas telefoni kõnes ja ühel ajal näha ja kuulda kõiki, näha ka ja kuulda ka samal ajal. Sul on pilt nagu reaalselt oleks kõrval kohe. Ja Jumal on õnnistanud seda tehnoloogia, see on väga hea, aga ikkagi on see keeruline. See ikka pole lihtne. Ja ma tahaks, ja mul on veel üks kirjakoht südames, see on Esra raamatust. Esra raamatus on palve. See on palve Jumala poole. Nii, ja vaatan kohe, kus ta siin on nüüd, jah. Nii, sul on siin joogitops. Ja see on Esra raamat 8. peatükk. Esra raamat 8. peatükk. Ja seal nad läksid ühesõnaga Paabelis tagasi ehitama Jumala templit. Ja 21 salm. Ja me tahame seda palvet paluda ka Kris ja Raili üle siin Eestimaal. Me kuulsime, nad on praegu päris palju siin Eestimaal, terve üle aasta lausa. Ja siin Esra kuulutas välja paastu Esra 8.23. Ei, Esra 8.21, vabandust, jah. Esra 8.21 salm. Ja et me alandaksime iseendid ja et me paluksime Jumalalt õnnistust, õnnelikku teekonda enestele, oma lastele ja kogu oma varale. Ja meie tahame ka paluda Krisile Railile siin Eestis õnnelikku teekonda teile, teie lastele ja kogu teie varale. Ja siin ütleb salmis 23, et Jumal kuulis meie palvet ja Jumala hea käsi oli meie üle. Ja me usume ka, et Jumal kuuleb meie palvet, Jumala hea käsi on teie üle. Aga nüüd ennem kui me seda teeme, me võtame üles ohvri Anni just Kris ja Raili teenistuse tarvis. Ja pärast me palume õnnistust neile, et õnnistatud oleks nende tee. Ja ma palun siia, tooge ohvri and. Ei ole vaja tuua 10 senti, 20 senti, 30 senti. Et selles mõttes, kui tooto Jumal ohvri and, et keegi meist pole siin nii, et meil on 2 leptonit ainult. Et siia pole vaja tuua oma ülejääke, vaid on tuua ohvri and Jumalale. Ja see on tähtis mõista. Ja siin on see ohvrikarp ja Valdo võib-olla sa käid. Valdo käib ringi sellega ja pane sinna, see on Kris ja Raili teenistuse tarvis. See, mida Jumal neid õnnistab ja teeb. Ja siis ma tahan palvetada just nimelt selle preester Esra palve, et Jumal õnnistaks nende teekonda siin Eestis
et Jumal õnnistaks nende pere, nende lapsi ja kogu nende vara. Ja selle varal käib ka see maja, mis seal on Ameerikas ja Eestis ka. Aga me tõuseme ja me palvetame. Kallis Jumal, me täname sind, et sina oled meile jätkuvalt siia Valka saatnud Jumala sulaseid. Ja tulevad ja mõnikord tulevad isegi ette teatamata, aga tulevad siia ja tahavad olla koos meiega, et meid teenida ja sind austada. Sest kogu koguduse lõppeesmärk on tuua au Jumalale ja austada Jeesust. Kogu see ihu, kõik lähtub tegelikult sinu peast. Sinu käes pole juhuseid. Isegi meie sõnad meie suus pole juhuslikult, vaid sina juba teed ette ära, mida ma räägin, enne kui ma räägin. Sest sina oled looja, sina oled üleloomulik looja. Jumal, ma tahan paluda õnnistust Krisile Railile. Ja kallis Jumal, ma tahan just paluda just seda preester Esra eeskujul. Et tema ütles, et Jumal, me alandame end sinu ette. Ja me palume õnnistust. Õnnista meie teekonda. Õnnista Krisi Raili teekonda. Õnnista Jumal nende lapsi. Õnnista Jumal nende vara. Hoia Jumal neid. Ja Jumal, see kõik on selleks, et sinu nimi saaks kiidetud. Et sinu riik võiks tulla ja sinu tahe võiks sündida, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Jumal, enne kui meid loodi, oli sinu palge ees raamat. Ja sinna pandi kirja meie päevad, ehkki mitte ühtki polnud veel olemas. Jumal, ma palun, et kõik need taevased päevad, mis on kirjas sinu raamatus, et need täituks Krisi ja Raili elus. Et kõik see, mis Jumal on plaaninud läbi nende siin maa peal teha, et see täituks. Jumal, varusta sina neid, õnnista sina neid, kinnita sina neid, hoia sina neid. Ja Jumal, me oleme tänulikud, et me saime osa sellest õnnistusest. Me saime osa nende teekonnast. Me täname Jumal selle Anni eest. Ja Jumal aita, et kõik need seemned, mis külvati, et need kasvaks ja kannaks head vilja. Ja Jumal hoia, et tige ei varastaks ära ühtegi seemet. Vaid see kõik on kukkunud heale maale ja aita Jumal meid ka hooldada seemnete eest. Aita meil neid kasta, aita meil neid lugeda, aita neil nendele mõelda, et me saaksime sellest osa. Õnnista Jumal ja hoia meid kõiki. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Halleluuja.